tere vlog, on aeg alustada, ma arvan, võib-olla selle aasta kas eelviimase või viimase vlogiga, ma ei ole veel päris kindel. Aga täna on 16. detsember, ma hakkas ütlema november. 16. detsember ja meil on õues viimastel päevadel olnud sugane üsnagi sajune ja tuuline, eriti öösel on nüüd mitu ööd järjest äikest olnud. Ehk siis meil on ka suksed külmemad ilmad siin, sellepärast ma olengi sukse paksu kampsuniga ka. Aga sellest kampsunist täiesti piisab päevasel ajal. Õhtul peab panema jopa ka peale. Nii et jaa. Aga me nüüd suundume kohe trenni, aga enne seda me lähme käime, teeme oma autole siin Hispaania ülevaatus ära, mingi ITV koht, ITV, mis iganes. Teeme natukene seda, sukeldume siia Hispaania bürokraatiasse. Et ja, siin on päris palju samme, mida on vaja teha, et igasuguseid asju saada. Ma sain ka oma Hispaania NIE kätte, kes ei tea, siis NIE on põhimõtteliselt selline, no põhimõtteliselt võib öelda, et nagu justkui Hispaania isikukood, aga tegelikult see ei ole nagu isikukood, vaid ta põhimõtteliselt on number, tänu millele sa saad teha igasuguseid toiminguid Hispaanias, nagu sul on vaja seda nii või naa. Ja austades me hakkasime seda kunagi tegema siin Hispaanias koha peal, aga seda on palju lihtsam teha Eestis. Nii et kui keegi mingid asju tahab Hispaanias hakata ajama, sul on vaja seda NIE numbrit, siis ma väga soovitan Eestis ära teha. See maksis ainult 10 €, lihtsalt teed Hispaania saatkonnas selle ära ja sa saad selle nädalaga kätte, see on väga easy, lihtsalt guugeldage NIE tegemine Eestis ja nagu kõik asjad tulevad sulle ette, mida sul on vaja teha, sa pead lihtsalt mingi dokumendi ära täitma ja ID-kaardis koopiat tegema ja siis sinna saatkonda koha peale minema ja siis nad ise täidavad sellest kõik ära ja 10 € maksma, that's it. Nii et ühesõnaga, mul on õnneks nüüd NIE olemas. Ja nüüd me saame autoga siin toiminguid teha, mis on nagu vaja, et nagu seaduslikult siin ringi sõita. Nii et siis, lähme neid asju täna ajama ja siis trenni ja ma hiljem räägin teile veel ühest asjast, üks väga-väga põnev asi, millega ma nüüd jaanuaris alustan, aga sellest räägime juba hiljem. Vot, let's go, vaatame, kas saab ülevaatusele täna või ei saa või mis teema sellega on. Ühesõnaga, kõige lihtsam, lihtsalt lähme koha peale ja tegeleme sellega. Ma ei tea, miks see nii hirmus on. Praegu ootame siin järjekorras. Siin on nagu 3 erinevat seda puitkat, vaata, kuhu sisse saab sõita. Ja Kaspar just läks siia nagu kontorisse sisse mingit dokumente viima. Ma ei tea, miks see on nii hirmus. Ma nii kardan seda. Ma loodan, et saame nagu ülevaatused läbi selles suhtes. Et ja, meil Eesti ülevaatus saab ka nüüd ju detsembri lõpus läbi, ehk siis nagu tegelikult on kiire sellega. Ma ei tea, mul on suhke närv sees. Mul pole ammu sukest närvi juba sees olnud. Ilmselt, kui te seda videot vaatate, on meil juba ülevaatus tehtud ja kõik asjad korras, aga praegu on küll õudne. Ühesõnaga, ma ei saanud praegu ülevaatusele, sest et kõigepealt on vaja seesama maja, mis ma just filmisin, seal on vaja siis saada luba selleks, et üldse teha see ITV, ehk siis tehniline ülevaatus ja selle loa saamine võtab ka ilmselt mingi nädal aega, aga praegult see koht oli kinni. Nad on siesta, on teadavas kell 4 lähti, kell on 3. Nii et siis käime trennis ära ja tuleme tagasi. Õnneks need kõik asutused on nagu sellest võttes omavahel lähestikku. Nii et jah, tuleme tagasi ja siis saame selle loa ja siis saame ülevaatus ja siis saame mingid muud asjad teha. Trenn jälle tehtud. Nii oluline on ikka trennis käia, ma ei saa sellest ülegi ümber, ükskõik kuidas sa ennast ei tunneks. Okei, haigena ei tohi trenni tulla, aga ikkagi ükskõik kui palju sa ka ei viitsiks tulla, siis ikkagi on mega oluline see ära teha. Pärast on lihtsalt nii mõnus tunne ja lõpuks kõige olulisem ongi see distsipliin, mida sa kasvatad. Nii et jah, üli mõnus. Aga nüüd lähme tagasi siis sinna, kus meil on vaja sinna ITV-sse saada. Lähme sinna tagasi, see peaks maksma mingi 80 € äkki. Ühesõnaga, lähme teeme selle kõigepealt ära, siis lähme koju. Siis on vaja üks kiire postitus ära teha, siis süüa ja siis ma saan lõpuks teile rääkida sellest uudisest. Nii, saime mingid esimesed paberid täidetud ja tehti pildid autost
ja siis homme tuleme tagasi siia, siis on juba olemas mingid paberid, ei lähegi nädalat aega ja siis saame ülevaatusele minna. Nii, täna teen siis söögiks lihapallikastet šampinjonidega, paningi siia sisse siis lihapalli jaoks segu või saakliha, küüslauk, paneks sibulat ka, või sibulat ei ole kahjuks, siis oregano moitsaine, sool, pipar, natukene ka tšillit ja muna ja natuke jahu ja siis panen need väiksed lihapallid, panen siia pannile praadima, lisan seened, Redni teeb tuppa, lisan seened ja koore ja siis meil on veel natukene ka püreed, mis on siis kartuli ja bataadipüree. Siis meil ongi toit valmis. Kaua ei tohiks minna. Aga mis järeldused Keskerakond Besseedini? Ja veel. Severinas kulutas mulle kogu aeg, sa oled lits. Kohtutoimik paljast. Siin on üks rand, mis on nagu meie lähedal asub ja siin on sadam ka ja see on nii elus koht minu arust. Praegu küll näiteks see resto on nagu suht räsitud näeb välja, aga üldiselt siin meri on kogu aeg nagu nii ilus sile ja siin peaks isegi täitsa soe olema ka hetkel, et ujuda. Nii et ja, issand kui mõnus. Ja lisaks on siin ka mega vaikne. Alati nagu väga-väga vaikne, kui mu vanemad näiteks meil külas käisid, siis nende see Airbnb asuski täpselt siin punases majas ja nende siis rõdu oligi täpselt siia mere poole. Meie rõdu on nagu Suure tee poole ja seal on siuke müra tegelikult kogu aeg ja see müra ikkagi tegelikult häirib, aga siin oli nagu nii vaikne, hoolimata sellest, et tegelikult Suur tee on kohe teisel pool maja, siis täiesti null müra. Siin on ka üli nagu siuke tuulevaikne, mõnus, päike paistab nagu päevane päike paistab kogu aeg rõdule. Et tegelikult nagu hullult tahaks, et lihtsalt rõdu olekski samamoodi niimoodi mere poole. Et me elamegi tegelikult ju täiesti nagu mere ääres ka, aga lihtsalt ongi see, et oh my god, oota, ma näitan teile korra. Vaadake, kuidas öösel sadas meil räigelt nagu vihma ja vaadake, kuidas vesi on kõik siia nagu siukse tee umistanud. Okei. Ühesõnaga, et me oleme täitsa mere ääres, aga nagu teisel pool maja on siis nagu meri ja ikkagi aru saanud, et see merepoolne lihtsalt on rahulikum, ta on soojem, talvel ikkagist korter on meil üsnagi külm ja rõske, et päikest ei paista nagu talvel üldse korterisse, pluss päevavalgust on ka ülivähe, sest et põhimõtteliselt ongi nagu üks magamistooken ja siis rõduks ja rohkem nagu aknaid üldse ei olegi. Et tegelikult tahaks täiega, et tahaks ikkagi rohkem aknaid ja et päike paistaks rohkem sisse ja et nagu päike ka kütaks korterit. Et selles suhtes nagu meie korter on küll nagu mõnus, aga samas ta ei ole tegelikult üldse nagu, ta ei ole nagu kuskilt pidi ideaalne, et ma ikkagi, jah, see ongi võib-olla kõige suurem asi, millest ma puudust tunnen selle korteri puhul, et olekski siukest nagu mõnusat soojust, pluss see, et meil ei ole ahju, minu jaoks, ma vist ahju teemat nii palju siin rääkinud, aga minu jaoks on nii suur teema, et ahju ei ole, et nagu sa pead kogu aeg mõtlema mingit toitu, kas potil või pannil, aga tegelikult tahaks teha ka mingit ahju toite teha. Et ahju toidu tahaks lihtsalt nagu nii mõnusad.
eriti siuksel nagu talvisel perioodil, mis armastan ahjutoita. Aga rääkides ilmast, siis see on ikka päris jõhker, mis veekogus meil täna öösed siin jälle alla sadas. Ja tegelikult olgem ausad, siis juba täitsa mitu ööd on päris hullult vihma ladistanud. Aga huvitav on see, et alati peale sükust tugevat vihmasadu päike tuleb ikka lõpuks välja. Et see on nagu nii tore, aga uskumatu ikka miukse nagu töö see vesi siin ära teeb, et nagu vaadake, siin jälle lihtsalt niimoodi vesi käinud, teinud, uuristanud ja hommikul on siin käinud ka mingi rannakoristus tegelikult nagu näha jäljedest. Et see isegi ei ole veel kõige hullem olukord. Plus see, et ma tean, et Mursias meie lähedal siis tund aega umbes sõita, et seal alles paar päeva tagasi oli ikka väga hull olukord veega, et seal asutes siin nagu ongi nii huvitavad. Kui sajab, siis sajab nagu mega korralikult, väga-väga palju ja suvel ei saa põhimõtteliselt nagu üldse. Ma hakkab nii põleb praegu. Väga hull. Nii soe on tegelikult õues nagu kraadide poolest näitab 13 kraadi, aga päikse käes on nii soe, appikene ma on nii paksult riides. Mul on nagu kampsun ja siis mul on jakk ja pikad püksid. Hea, et ma jopaega ei tulnud, ma korra mõtlesin, ma toon jopaega, sest nagu meie erdult ilma vaadates on alati nii külm. Ühesõnaga, praegu, nagu te aru saate, siis ma jalutan. Ja kuhu ma jalutan? Ma jalutan siis linnavalitsusse. Selleks, et mul on vaja mingit paberi asju ajada. Põhimõtteliselt pabereid on vaja nagu igasuguste toimungute jaoks siin Hispaanias. Praegult hetkel, oh my god, vaadake neid papagoisid. Issaka armsad. On ikkagi ilus park siin ka meil on. See on nagu nii ilus. Oh my god. Aga ühesõnaga, linnavalitsusse on vaja minna ja saada veel mingid lisadokumendid ja siis saab täna ilmselt ka ülevaatusele minna, et see kontor, kus meile käisime, et saada luba, et ülevaatusele minna, siis sealt öeldi, et ilmselt täna saavad need paberid valmis. Et me saame nagu järgi minna endale paberitele ja siis me saamegi selle ITV ülevaatuse nagu ära teha. Aga siis siin on niimoodi, et sul on vaja ka mingeid makse maksta. Kui sa tahad nagu autot siis Hispaania registrisse, mida me peame tegema, sest see on nagu, esiteks me saab Eesti ülevaatus läbi ja teiseks on see, et kui sul Eesti ülevaatust ei ole, siis sa põhimõtteliselt ei tohi üldse siin ringi sõita, sa pead nagu enne seda ära tegema kõik. Ja teiseks on see, et nagu see ei ole ka seaduslik, et sa pead nagu mingi aeg selle auto ikkagist kohaliku registrisse ümber kirjutama. Mingi 3 või 4 erinevat maksu sellega seoses maksta. See kontor, kus meile käisime, nad pakuvad ka seda nagu teenust, et nad põhimõtteliselt nagu maksavad selle ise ära, aga nad ei osanud meile öelda selle teenuse hinda eile. Ütles, et see selgub siis täna, ehk siis kui see nagu mingi väga hullult kallis ei ole, siis me ilmselt võtame selle teenuse, sest et oi, see paberimajandus siin Hispaanias on ikka päris rets. Aga nagu seda ei tasu kartma ka jääda selles suhtes, et tuleb lihtsalt nagu step by step võtta. Aga meil on lihtsalt see, et võib-olla võtaks ise selle maksude teema isegi, aga kuna meil aeg nii räigelt pressib peale, meil saab 31. detsember saabki tegelikult ülevaatus läbi. Ja et kõik see sujuvam oleks siin, et me tohiksime oma autot kasutada, siis me peame enne seda nagu kõik need tehingud ja siin ära tegema. Nii et siis ilmselt tasub ikkagist meil see teenus nagu nende käest võtta. Vot. Aga jah, midagi. Praegu just rohkem midagi rääkida igatahes. Ma lähen linnavalitsusse. Siin on nii huvitav, sa pead nagu igal pool kohal käima, kui sa tahad mingid asju ajada.
Eestis me harjunud, et sa võtad lihtsalt argilehe lahti ja teed ära asjad. Aga ei, siin sa pead minema igale poole koha peale. Isegi nad ei võta tihtipeale telefoni vastu, kui sa tahad aega panna kirja, vaid sa pead minema koha peale, et panna ka aeg kirja. Aga tead, siis kogubki samme rohkem. Aga jutustame hiljem edasi. Olen varsti kohal kesklinnas. Nii, me käisime just siin sellises kohas nagu Todo Glass ja meil oli vaja siin käia selleks, et saada sellist sertifikaati. Selleks, et minna nüüd sinna ITV-sse, mis on meil reedel ja seda sertifikaati oli vaja selleks, et kontrolliksid üle, et kas sul on ikkagist nagu õige tumendusega klaasid, et nad ei oleks nagu liiga tumedad, et öeldi, et paljudel Vene või Ukraina autodel on nagu liiga tumedad klaasid ja siis oligi vaja nagu kontrollida siin nagu kohas ära, et kõik on õige. See maksis 17 €. Praegu siis on meil kulunud 78 läks nagu esmasele, et see ITV luba saada, ehk siis ülevaatusluba. Nüüd siin läks meil 17 €, et siis saada tumendatud klaaside teema. Meil anti mingi paber täna sealt ITV-st. Ootan kohe. Ja öeldi, et põhimõtteliselt nüüd, nagu kui me tahame neid teenust võtta, mida me võtame nüüd, siis kõik maksud nende teenust kokku, et autot ümber kirjutada, saati registreerimismärk, et käia seal ülevaatusel ära. Kõik see kokku maksab umbes 700 €, nagu mingi 680 midagi siukest. Ehk siis see on väga kallis lõbu, selle ümber kirjutamine, aga see on odavam kui uuele autole, kui see uue auto võtad, siis see on nagu palju kallim. Väga palju asjatamist, aga nüüd on see olemas ja hoian pöidlalt peos, et reedel saab ilusti ülevaatused läbi. Tere hommikust! Täna on neljapäev ja hommik on käes, märkisin täna varakult. Käisin Hiina poes ja ostsin asju. Ma ostsin endale vihiku ja ma olen selle vihiku üle nii excited ja ma kohe räägin teile, miks ma selle ostsin. Ma pidin teile tegelikult juba eile rääkima uudist, aga ma ei jõudnud, ma räägin täna. Ühesõnaga, ma registreerisin ennast ära personal treeneri kursustele, nii et jaanuaris nüüd ja veebruaris ma käin koha peal TLÜs. See on siis EOK-i poolt pakutav personaaltreeneri kursus ja õpin personaaltreeneriks. See on mu väga pikaaegne unistus olnud. Ma vaatasin, et esimese kirjavahetuse sellega, kes nagu korraldab seda kursust, mul oli 2022 aastal, aga enne seda juba ma olin pikalt mõelnud sellest ja ma olen üli excited, ma olen nii kaua selles teemas sees olnud, ma olen nii palju ise uurinud selle kohta, ma olen nii palju kajastanud oma sotsiaalmeedias kõige trenni toitumisega seoses, et ma lihtsalt tunnen, et on aeg nagu päriselt ka need paberid ära teha ja mul on tegelikult ka nii ägedad plaanid tulevikuks, mida ma nende paberitega teha tahan ja teile nagu täiega väärtust luua sellega. Nii et hoid kindlasti silm peal sellega. Mul on väga ägedad plaanid, aga ma veel ei räägi sellest ilmselgelt, aga te kindlasti kuulete sellest juba üsnagi pea. Aga sellepärast ma ostsingi selle märkmiku, et juba õppeprotsess käib enne, kui ma siis koha peale lähen, siis peab tegelikult juba ühe kirjanduse läbi lugema ja internetis ka läbima juba osa kursusest. Ja siis ongi lihtsalt seda nagu iseseisvat tööd on päris palju ja siis on hea, kus sa saad nagu üles kirjutada asju. Nii et sellepärast ma ostsingi selle. Nii et jah, see on minu väga suur uudis ja ma olen nii elavil selle üle, ma nii väga juba tahan minna ja ma juba õpin ja mulle nii meeldib see. Nii et täiega äge. Ja mis ma ostsin veel Hiinakast? Ma ostsin sükse läbipaistvad kaaned, et lihtsalt panna mingid dokumendid siia sisse, mis meil on vaja, mingi üürileping või siis näiteks auto ümberkirjutamise, mingi paberid. Igal pool, kus sa käid, antakse sulle mingi hunnik paberid kätte, nagu see paberivajadus on lihtsalt haige. Kõik mingi prindivad midagi välja kogu aeg. Kogu aeg on vaja mingi välja printimist lihtsalt. Ja mis ma veel ostsin? Küüslaugu pressi. Stainless steel täielikult. Ja maksis 5,95 siin poes, mega korralik. Nii et saab nüüd küüslauku täiega pressida. Vot nii, aga ma lähen nüüd koju, joon oma kohvi, päev on veel varajane ja siis vaatame täna ilmselt teen sumbat kodus ja tööasju ja õpin oma neid treeneri asju. Nii et ja, põnevad ajad.
panin vahepeal hommikumäntli selga, sest meil on toas päris jahe, isegi kui see õhksoojuspump on sees juba päris pikka aega, siis ikka kodu on nagu kuut. Aga just õppisin siin paar tundi neid treeneri asju, tegin märkmeid. Nii põnev teema, ma reaalselt armastan seda teemat. Praegu siin oli põhimõtteliselt terve aeg lihtsalt rääkis mingitest haigustest, mis võivad olla inimestel, kuidas treenida, kui sul on mingi see või see asi või mis on selle haiguse mingi sümptom või mida teha siis või mida teha siis. Ja siis mingi koormustestidest nagu ülipõnev lihtsalt, reaalselt nii nagu mõnusalt on siin ära seletatud kõik ja tõesti, kui põnev. Aga mul on kõht nii tühi, et on aeg midagi süüa teha. Ma mõtlesin, et meil on siin veisihakliha ja meil on mingi riisi või siis kuskussi, et võib-olla segaks lihtsalt veisihakliha ja kuskussi oma vahel kokku. Siin liha ei ole üldse võrreldav Eesti lihaga. Eesti liha on nii palju parem. Ma ei tea, mis värk selle Eesti lihaga on, aga see on lihtsalt nii palju parem. Et üldse nagu Eesti toit on parim toit. Seda ma võin nüüd küll öelda. Ja ma peaks ka välja mõtlema, et mida teha jõuludeks süüa. Tahaks mingit head, meil jällahku ei ole, on ju. Nii et tahaks nagu mingit head sükest liharooga, võib-olla mingi pada hautada äkki. Mõtlesin mingi veiseliha äkki hautada kuidagi potis mitu tundi. Võib päris hea tulla. Ja siis mingi kartuleid juurde äkki ja mingi salatit, et nagu täiesti haigega, see on meie esimesed jõulud, minu elu esimesed jõulud ka, kus ei ole perega, kus ei lähe kellegile külla, kus nagu teedki ise, oledki nagu ise, on ju. Et väga huvitav, hoopis teistmoodi jõulud, aga on nii nagu on. Ma väga tihti kuskussi ei tee, aga meil on näiteks siuke kuskuss siin kodus olemas. Selles mõttes on teda päris hea teha, et ta valmib nii kiiresti. Reaalselt see peab keetma äkki mingi 5 minutit ainult, kui sedagi. Jah, ongi 5 minutit. Nii et selles suhtes üli kiire lahendus, kõht on nii tühi. Muidugi alati hakkad süüa tegema just siis, kui kõht on juba nagu nii tühi. Kui tühi. Täiesti tavakas. Ühel pliksil on küll eriti mõnus pesa. Täpselt sooja puhub peale ja siis istub seal all teki peal. Enne oli teki all, ainult kõrvad paistsid. Ja peseb. Ma mõtlesin lisaks, et tegelikult peaks käima nüüd äkki homme või siis laupäeval kaubanduskeskuses. Ostma üksteisele kingitusele, sest meil ei ole veel kinke üksteisele. Ja no muidugi see nädalavahetus on kindlasti on mega palju rahvast. Kindlasti on. 20. on juba laupäev. Aga midagi pole parata. Tuleb minna, tuleb teha. Ja võib-olla ostaks ka juba siis jõuludeks toidud ära, sest ma just hakkasin mõtlema, et tegelikult nagu kõige hullem aeg, millal minna poodi. Oleks ju nagu toidupoodi olekski nagu 23. Et selleks saaks küll teha midagi ette. Siin ikka jah. Kujutan ette, et korralikud familiad tulevad siin kokku ja siis ostatakse mingi tohutult palju asju. Ja et jah, nii vastikult külm on reaalselt. See on küll Hispaania kodude mega miinus või nagu see, ma ei saa öelda jälle üldistada kõikidesse on, aga nagu ja väga paljud ma tean on niimoodi ehitatud, et sul ongi nagu mega vähe aknaid ja siis nagu päikest väga ei paista ja ongi siuke külm, vastik külm, külmad põrandad ja kõik on nii külm. Et jah, aga on aeg süüa nüüd teha. Ma näen nii veider välja praegu, ma ei suuda. Okei, ühesõnaga, mul oli praegu parim söömaaeg. See oli nii maitsev. Reaalselt see oli lihtsalt kuskus, veisihakliha, küüslauk ja salatilehed. See oli nii maitsev.
ja natuke tšillit ja natukene kurkumit ja natuke soola ja pipart. Nii hea. Ja nüüd lähen võtan apelsine, sest meil on siin värsked apelsinid. Ma vist eile väga ei filminudki midagi, kui ma praegu järgi mõtlen. Jah, aga ma vist ühtegi klippi teinud eile. Aga täna siis hommikul vaatasime just eilse fighti üle, mis oli siis Jake Paul versus Joshua. Netflixis oli see täna üsel kell 5 toimus see, nii et ei hakanud kella 5 ootama. Ja vaatasime hommikul järgi. Väga põnev. Ja siis tegelesin oma treeneripaberiasjadega, lugesin siis, mul on Kindle'isse tõmmatud see kohustuslik kirjandus, mis on vaja enne läbi lugeda, kui siis esimesed loengud hakkavad. Ja nüüd kohe hakkan ka internetis siis neid mooduleid õppima, mida ma siin ka üks päev näitasin teile, et mis on vaja samuti enne ära läbida, kui sa sinna kursusele lähed. Nii et tegemist on sellega palju ja täna on ka nii ilus ilm jälle, nagu täiesti full sinine taevas ja päike paistab. Nii et teeks natukene tööasju, mõned videod teeks ära ja siis läheks äkki ka õue jalutama. Ja õhtul on meil siin jälle laupäeva puhul siis enne jõule mingi paraad kesklinnas, nii et läheks ka seda vaatama, jõuluparaad. Ja või noh, seda ei ole nagu paraad, vaid ta on nagu mingi üritus lihtsalt. Ja tegelikult peaks minema kaubanduskeskusesse ja ostma jõulukinke üksteisele. Nii et ja, tegemisi on üsnagi palju. Ja trenniga ma ei teagi, võib-olla teeks pilatest hiljem. Et ja, vot, aga siis siuksed plaanid on tänaseks. Igatahes õpime nüüd natukene. Eelmine kord ka, kui ma õppisin neid mooduleid sealt internetist, siis kirjutasin ka endale päris palju märkmeid üles. Nii põnev teema, austud ka, see on nii põnev, ma lihtsalt nii armastan seda. Ja ma täna announce'isin siis oma Instagramis ka, et ma õpin nüüd treeneri asju, sest et nüüd mul on kõik on ära registreeritud ja kõik on nagu selles suhtes kindel ja õppimine käib nagu täies vinnas. Nii et nüüd on see siis seal ka avalikult välja öeldud. Nii põnev. Kõik on põnev, mulle nagu nii meeldib, mida rohkem ma seda õpin, siis rohkem ma saan aru, et see on täiega mulle. Ja see on, ja, nagu ta on kindlasti ka keeruline teema, ta ei ole nagu lihtne teema, aga samas nagu, kui sa oled ise nii kaua tegelenud spordiga, siis ja, see on nagu eriti huvitav. Mõtlen, ma olen jõuksis käinud alates kui 16 ehk 8 aastat, nagu see on ikka väga pikk aeg. Ja ise ka ju sellel ajal nagu ennast täiega palju igat pidi harinud, aga nüüd nagu päris official asju lugeda on ikka hoopis teine ja õppida. Nii et väga põnev, ma juba ootan, mis tulevik toob. Ma ausalt öeldes ei tea, kuidas need vlogid siin nagu nii kaootilised on, aga täna on käes juba esmaspäev. Kus ma panen teid? Panen teid siia või? Ja me lähme kohe oma Christmas shoppingut tegema, sest et täna on 22. detsember ja ma kujutan ette, et täna on juba hullumaja poodides ja ma arvan, et homme on eriti hullumaja. Täna veel õnneks on inimestel nagu enamasti tööpäevad. Aga ma tahtsin teile näidata, ma käisin eile siukses poes nagu Rossmanni. See on meile päris lähedal, see on väga hea pood, see on Rossmanni on enamasti Aldide küljes. Ja mul on nii paljud asjad Rossmannist ostetud, tõesti käteseebid, hambapastad, igasugused asjad, et nagu seal müüakse reaalselt nii hea hinnaga mingid ökotooteid ja nagu igasuguseid tooteid. Ühesõnaga, kui satud Hispaaniasse, kindlasti mingi Rossmanni, see on nii hea pood, see on mul lemmikpood. Aga ma tahtsin näidata, mida ma sain 20 € eest sealt. Esiteks sain ma sealt siukse Argania juukseõli. Mul juukseõli täiesti otsas ja juukseõlid kestavad ka ju mega kaua. See on ülihea lõhnaga ja see maksis minu arust mingi 2 € midagi. Nagu kui haige ja enamasti kõik need Rossmanni pastastatud tooted on kõik siin all on ka nagu Rossmanni kirjas, aga seal on ka muid tooteid nagu hästi palju. Siis ma sain, ma
tein nüüd niimoodi, et ma oma varbuküsi ma olen keellakkinud reaalselt aastaid ja ma mõtlesin, et ma katsetan nüüd tabalakki, vaatame. Ja täna peakski küüned korda tegema, nii et ma ostsin siukse Catrice'i tavalise laki ja siis sellise mingisugune fast dry siis pealislakk, ka Catrice'i oma. Ja need olid ka, ma peast hinda täpselt ei mäleta, ma nende ma ei hakka ütlema, aga igatahes väga hea hinnaga. Siis, kuna mul oli ülivähe veel alles seda sinist šampooni, siis ostsin ma sealt ka sellise sinise šampoonikese ja täna proovisin järgi ka juba, see on vegan ka kusjuures. Mega hea, nagu mega hea, kuigi kõige parem on ikkagi see, mis mul see teine on, see on mingi ice cream on selle mingi nimi, aga ühesõnaga see ka üli hea ja maksis äkki mingi 3 eurot. Jällegi, minu arust see on jällegi Rossmanni enda oma või? Võib-olla ei ole ka, aga igatahes, no see ei ole Rossmanni enda oma. Igatahes üli hea, hästi palju mingid saksa tooteid on seal müügil, nagu jõhkralt hea. Siis seda ma küll ei ostnud eile, aga kuna see oli mul siin kõrvas, ma mõtlesin, ma näitan. Alterra tooted, hästi palju on seal müügil, jällegi Rossmanni omad. Ja see on siis fluoriidi vaba hambapasta, bio ja see oli reaalselt jällegi mingi 1,50 äkki või isegi alla selle, ostsime 2 tükki. Siis, mis ma eile veel selle 20 eurost sain, ostsin sealt veel uneteed, mis on ka mingi öko oma, mingid öko krõpsud, lätsekrõpsud meresoolaga ei olnud kõige paremad, aga ma ostsin ka, see oli kõige kallim asi, sealt see oli mingi 4 euri äkki, unetee, ka mingisugune bio unetee. Need uneteed on mega head, ma täiega soovitan neid juua, minul tekitavad ülihea une. Ja see vist ongi kõik või? Ja minu arust nagu nii hea hinnaga saadud asjad kõik. Et 20 eurost nagu nii palju saada ikka üli hea. Aga mis me täna seal Christmas shoppingul teeme? Meil on vaja üksteisele kingid valida või noh, selles suhtes ütleme nii, et pool kinki on meil põhimõtteliselt olemas üksteisele, et või noh, põhikingid on olemas, et mina kinkisin Kasparilist lõhnaõli, tal oli vaja uut ja siis ma tellisin Kasparilt õhufritüüri, kuuma õhufritüüri klaasist ja ilma siis teflonita, enamus need kuuma õhufritüürid on tefloniga, tellisin ilma teflonita. Ja Amazonist siis sai tellida seda. Ja siis ülejäänud kingitus on üllatus üksteisele, nii et neid asju me lähmegi täna poodi ostma. Lisaks ostaks sealt, me lähmegi Senja Boulevard kaubanduskeskusesse. Seal on ka selline toidupood nagu Al Capo, mega suur, mega odav või see toidupood. Nii et lähmegi siis ostame sealt ka jõuludeks juba asjad ära ja tegin nimekirja ka valmis. Nii et ja lisaks on meil vaja viia ka auto siis väiksesse parandusse võib nii öelda, et ma ei mäleta, kas ma rääkisin siin, aga meil põhimõtteliselt see esimene ülevaatus tegelikult põrus, kuigi nagu üliväiksed vead, aga põhimõtteliselt ongi vaja lihtsalt mingi udutuled, natuke kangemate vastu vahetada ja siis mingi käsipiduri mingi teema ka veel, et nagu mingid suured vead ei ole, aga need on vaja nagu enne korda teha, nii et siis äkki saame need ka täna korda, sest seal Senja Boulevardi lähedal kohe on hästi palju erinevaid autoremondi töökodasid. Nii et siis võib-olla saame auto sinna selleks ajaks jätta. Mõtlen, kas midagi on veel. Ja siis põhimõtteliselt saamegi, seal need on tehtud, siis me saamegi uuesti viia ülevaatusele auto ja peale seda me saamegi juba kõik uued numbrimärgid ja kõik asjad. Ja lisaks on meil täna vaja kindlasti osta veel kaubanduskeskusest siia korterisse õhuniiskus eemaldaja, ehk õhukuivataja, sest meil on päris suur niiskus siin toas niimoodi, et meil hakkas isegi hallitus tekkima juba magamistoalakke. Et me oleme siin kõvasti nüüd soojendanud seda korterit ja tuulutanud ja teinud igast asju, aga nagu seda niiskuskogujat on ka vaja. Nii et lähme vaatame selle ka. Omaniku on kõik räägitud. Otsime siit tehnikapoest seda õhuniiskuse äravõtjat. Juba see suur asi, 2 sotti. Aga peaks nagu natuke valikut olema, see on tegelikult päris nagu tihe probleem siin Hispaanias. Ma ei tea, kas see on ka
ei ole. Jaa. Nii, ma leidsin Kasparile kingituse. Üks on siis selline poksimise pael. Põhimõtteliselt on nagu resistib teda, kui ta saab nagu kodus tükki shadow poksida. Et see pidi väga hea olema arenguks. Ja teine, kuna me ujume siin väga-väga palju, siis ja ta on väga unistanud korralikest prillidest ja ma tean, et ta ei raatsi endale ise korralikke ujumisprille osta, siis ma ostsin ise talle korralikud suured ujumisprillid. Nii et ta saab nüüd nendega ujuda. Ja nii naljakas me siin hargnesime taga siin kaubanduskeskuses. Ja siis nagu see on päris suur keskus ja me olime nagu täiesti teisel pool otsa, kui me hargnesime. Ja siis järsku lihtsalt põrkasime kokku Decathloni's. Siis ma nägin, et ta vaatas ka just neid ujumisprille. Siis ta ütles, et okei, nüüd ma ei saa neid osta, sest et sa nägid. Nii et ma ostsin ise. Mul oli tegelikult üks mõte peas, aga ta õnneks ei teadnud. Nii et ma sain ise hoopis osta talle need. Ja tema ongi rohkem siukene, kes käib pea vee all, nii et see ongi rohkem talle kingitus. Nii et mul on hea meel, et me kokku põrkasime. Aga nüüd mul on põhimõtteliselt kõik olemas. Ongi lõhnali, on põhikink ja siis need 2 asja. Ja nüüd ma vaatan lihtsalt siin keskuses ringi. Kiire lõuna siin kohvikus. Siin keskel kaubanduskeskus on hästi palju erinevaid kohvikuid. Võtsin meile Kasparile hiljem sööb, aga kana, pesto, piru või noh, sandwich. Need on päris head siin. Ostsin meili siis selle õhu niiskuse äravõtja ja lihtsalt see ei tööta. Lihtsalt ei tööta, tutikas ja niimoodi, et siin ekraanil nagu läheb justkui numbrit näitab, justkui palju niiskust on, aga tegelikult see on täiesti vale number. Ja siis, sest ma eile proovisin nii, et ma olin lihtsalt duši all, täiesti full niiske ruum ja see number ei muutunud. Nii et ühesõnaga see ei toimi, me oleme kõike proovinud ja peab selle tagasi viima. Täitsa nõmme. Võiks olla nii, et ikkagi ostad uue asja, saad kohe kasutada, aga no mis sa teed? On nagu on. Mul käis siin just ukse taga Tiiu ja tõi Eesti leiba. Ostsin jälle. Tema käest tellisin pühapäeva õhtul. Tahaks musta leiba seemnetega. Ma mõtlesin, et jõulud ka, nii et võiks olla. Ja reaalselt need on isegi natuke soojad. Nii et vau, vopsi äge. Nii armas lihtsalt. Nii, me saime siis kohe õnneks teise uue vastu välja vahetatud. Vaatame, loodame, et see töötab. Nii veidralt külm ilm on täna. Nagu siuke kõva tuul ja siuke päike paistab, aga lihtsalt nii külm on kuidagi, kuigi mul on see paks pusa, millest peaks nagu päeval piisama, aga nii külm, et ma ei tea, mingi külmalaine tuli siia. Ja järgmistel päevadel üldse lubab nagu mitu päevasadu. Imelik kuidagi, aju keeldub uskumast, et mul siin olles on nagu külm õues. Imelik tunne. Ma teadsin, et Hispaanias minnakse kõik nagu juuste, aga ma ei olnud neid kunagi kuskil näinud. See on esimene kord, kus ma näen neid. Vaadake seda võid. Kilo võid 14,43 maksab. Aa. 12. Jah, need ei ole punased. Meil on nüüd poes käidud uus see tehnika on olemas ja ka kõik ostud on homseks tehtud ja nüüd ma hakkan koristama, kuigi ma üldse ei viitsi. Ma lihtsalt ei viitsi üldse nii palju nagu teha kuidagi. See on nii raske alustada, aga ma tegin kohvi ja panin käima oma Love is Blind Itaalia. Mul on siin viimased 1,5 osa jäändel ja ka midagi muud ei olegi. Tuleb lihtsalt tegutseda. Ja meil on väga head uudised. Meie uus masin töötab nii, nagu ta peaks töötama. Selline töötav masin, eks ole. Meil eelmise isegi tulnud see lahti siit ja näitas siin kogu aeg number 43. Nagu ta loeb seda põhimõtteliselt õhuniiskust siin. Praegult on 63.
Teate, kui hea tunne see on või? See on ikka imeline tunne, kui asi töötab. Kas selle kleepsu saab ka ära võtta või? Tahaks selle ka ära võtta siit. Yes, väga hea. Väga hea. Siit nii vaatab ka praegu. Mis asi see veel siin on? Kus see siia sai? Nii, nüüd mingi 1,5 tundi hiljem, mis 1,5, 2,5 tundi hiljem ja mul sai koristatud. Väga hea tunne on. Ja ma teen meile homseks siis mangokooki. Võin see retsepti siia alla panna, see on nii hea ja see ei vaja ahju, et küpsetada, aga siin ei müüda kuskil mangopüreed. Eestis ma tean täpselt, mangopüree asub Rimis, ma tean isegi, mis Riiul üldse asub, aga mida siin müüaks on mangod. Nii et ma teen ise mangopüreed, meil on päris palju mangosi ja nüüd see ongi minu järgmine aastane lihtsalt mangopüree valmis teha ja võib-olla teen ka selle koogi valmis ja siis ma tahaksin korra Aldis ja Tedis käia, paar asja oleks veel osta, ega vist muud ei olegi, aga need asjad võtavad aega. Tahaks tegelikult lihaga maitsestuma panna, mõtlesime, et võib-olla teeme selle veiseliha nagu ümber ringi sinepiga kokku. Eelmine kord, kui ma Eestis käisin, siis ma teen seda Eesti head sinepit, nii et siis tuleb nagu eriti hea veis äkki. Nii et siuksed ülesanded, et tegelikult võiks täna treeniga ikkagi ära teha, sest kell ei ole üldse palju veel, kell on 15:41. Meil läheb siin pimedaks umbes kell 6, enne pimedat ma tahan kindlasti poes ära käia ja siis ongi, tuleb lihtsalt hakata tegutsema mangokoogi nimel. Vahepeal Tedisse ostsin siit siis kinkimise jaoks selle kinkepaberi ära ja siis mõtlesin, et homme tahaks joonistada nagu 11 või ma ei teagi midagi muud ja siis ostsin ka lõuendid. Maksab siin reaalselt üks suur lõuend on 1,75 €. Ja siis ostsin ka need pastellid. Nii et saame joonistada ka mingi tegevus ka meil siis. Kell on 22:13 ja uskumatu, mul saidki kõik asjad tehtud. Pakkisin just ka Kaspari kingituse ära. Isegi sain panna liha külmkappi maitsestuma ja isegi varbaküüred sain korda teha. No nagu kõik on tehtud, reaalselt uskumatu. Täna on kuidagi nii, miks mul see kaamera nii udune, okei. Nii tegus, nii nagu hea päev olnud. Et see suhtes nii palju on lihtsalt tehtud. Selle on mu täiega hea meel. Hambad on vaja ära pesta ja siis lähen magama. Olengi viimasel hakkan natuke varem kui magama minema, et muidu vahepeal oligi juba see, et nagu veits hilja jäime magama kogu aeg. Aga mulle ikkagi meeldib vara magama minna, vara ärgata. Nii et siis ütleme täna märksin kell 8 ja läks umbes 10 magama või 11 magama. Et siuke 9 tundi on mul nagu kogu aeg. Et alla selle nagu väga ei ole. Aga näeme homme, kui on juba jõulupäev. Nii, ma mõtlesin siin üle 100 aasta, et ma teen endale fake tanni. Ja, teen Hispaanias ole fake tanni, sest et meil on käes ikkagi talv on ju. Ja lihtsalt, et tead, siuke valge alla juba nagu, et tahaks lihtsalt nagu pruunim olla. Ja ilmselgelt ei olnud ma väga ammu fake tanninud, nii et ma panin alguses selle kinda valepidi kogemata. Ja siis mu käed muutusid, no praegu isegi ei ole nii hull, aga no ikkagi väga hull on, muutusid selliseks, nii et ma panin sinna kile vahele. Ja kui see kile seal vahel, siis oli palju keerulisem seda fake tanni nagu hästi endale peale kanda. Nii et ma arvan, et mul on nüüd maailma kõige laigulisem fake tann. Aga õnneks on siukene medium toon, et ta praegu on suht tume, aga varsti mõne tunni pärast pesen maha. Nii et siis ta peaks olema juba tegelikult täiesti okei, et tihti peale pesen maha, siis ta enam ei ole nii laiguline.
või noh, see efekt tähendavasti ei ole üldse laibuline, et ta on nagu väga-väga hea. Ma Eestist ostsin selle kunagi, ta on mingi igasuguste asjade vaba. Nii et jah, seepärast ma seda kasutangi, aga on ikka topikene. Õnneks käsi pesed nii tihti, et see peaks mingi paari päevaga ära minema. Aga vist te teate, mu käed ei ole mustad, need on puhtad, aga lihtsalt siin on feitan peal. Nii nõme nagu. Nii et jah, see feitanimine võttis mul vist elu kõige kauem aega. Ma arvan, mingi tund aega feitanisin praegu. Ja ma mõtlesin, et tahaks teha ka lokipaela üle 100 aasta. Nii, ma tegin endale meigi ära ja pesin feiktaniga maha. Siuke nagu mingi jume jäi peale, aga mitte mingi hullult tume, sest ma otsin seda ka ainult 2 tundi, kuigi seal on kirjas, et 4–8. Aga ma ei viitsi teha selles feiktani kostüümis olla, ma tahan ikkagi ilus olla. Ja ma ei tahtnud enam ka siin neid asju endal peas hoida. Tahtsin need ka juba ära võtta. Vaatame, kuidas välja tulid. Kui ei tulnud välja, siis ma lihtsalt teen lokitongidega endal uued. Need vist ei tulnud üldse midagi siit. Ennest olin selle paelaga lihtsalt mingi 2 tundi. Mul olid juuksed vist liiga märjaks. Nagu mul olid mingi 90% kuivad nad. Jep. Läksid lappe. Ja also minu siis põhiline jõulukink, mida ma tellisin Kasparilt, jõudis just kohale kulleriga, kuigi pidi alles 30. detsembri jõudma, aga jõudis just praegu, nii et ma tegin sellele ka unboxingu ära ja see on kuuma õhufritüür. Ma ei mäleta, kas ma rääkisin siin vlogis sellest, aga ma olen nii kaua kuuma õhufritüüri endale tahtnud ja miks ei ole ostnud, sellepärast, et kõik on põhimõtteliselt teflon ja kõik on plastikust ja kui see kuumutab plastikut, siis me teame, mis sellega juhtub selle toiduga, mis seal sees on, nii et pidime leidma klaasist õhufritüüri. Näitan teile, kui ilus on! Excited ja kui keegi tahab veel, siis mina leidsin selle Amazonist siuke ja see näeb nii ilus välja ka veel. Oh my god. Täna saab teha siin krõbedaid asju, krõbedaid kartuleid äkki siis kartulipudru asemel. Tulime õue, lähme jalutame kesklinna. Vaatame, äkki mingisugune missa toimub kuskil katedraalis. Netist mingit infot ei leia. Loodame, äkki midagi toimub ja siis koju liha ahutama, aga ilma poolest täiega soe. Jälle sai üle riietatud ennast. Toas on, tundub alati nii külm õues. Ma tegelikult panin villasema antliga enne peale. Ma ei tea, mis nagu paksude riietega ma siia tulin. Pikad püksid, kampsun, all veel alussärk. Täiesti mõttetu. Päeval ikka ei maksa nii paksut ennast kunagi riidesse panna. Isegi vaatan siin, mõni on võjukate väel, et päikse käes ma arvan, et 18–19 kraadi. Jõulud on meil siis sellised päikselised. No nii, mul siin veiselihaga podiseb, hautab koos porgandi ja puljongiga. Kuidas ma seda tegin? Kõigepealt pruunistasin lihtsalt siin potis siis liha igalt poolt ära. Siis pruunistasin porgandid, tükikesed ja sibula. Lisasin ka küüslaugu purustatud. Ja siis lisasin tagasi siia liha ja puljongi, hästi korralik puljong, mis ma ostsin poest. Ja kus ma võin midagi, loorberilehed panin sisse ja tüümiani ning siis eile maitsestatud sinepiga liha on see. Sinepi ja soola ja pipraga. Ja nüüd ma siis teda siin keeran, iga 15 minuti tagant seda liha. Ja väga hea nippis ma ChatGPTilt sain. Kui tahad liha niimoodi hautada, siis tegelikult peaks olema paksupõhjaline pott. Aga sain nippi, et pane pann alla ja siis ta ongi paksupõhjaline. Nii et väga hea nipp. Pann on all, sellepärast ongi siin siukene värk. Ja kuna selle lihaga läheb siin veel aega, kell on umbes 5, ma arvan, et me saame umbes 7 sööma hakata, siis ma tegin endale siin ühe kiire roa, muna, riisinuudlid, panen võid ka siia, siis kanasink ja siis tomat ja väga hea on see. Ja noh, sool, pipar ka muidugi. Et lihtsalt selle muna niimoodi blendin siia sisse ja mulle väga maitseb nagu mega hea. Ma tean, see kõlab üliveidralt, aga see on täiega hea ja toitev toit.
Maksim ja Valeria. Valeria ja Maksim. И Максим, и Valeria. Siis. Või siis mis ta nimi veel võiks olla? Vladimir ja Sasha. Nii, täna on juba 25. detsember ja ma tulin siia seda vlogi lõpetama, sest see vlog on juba ikka väga mitmepäevane. Ma üldse ei arvanud, et siia vlogi tuleb ka mul kõik see jõuluvärk ja eile õhtul siis me mängisime veel noolemängu, mis on magnetiga, mida ma jõuluvanalt sain. Väga äge mäng on, täna hommikul mängisime ka. Siis proovisime üksteist joonistada pilti, aga ühel tuli Valeria ja teisel tuli Valira välja. Nii et aga fun oli ikka. Ja siis väga-väga hea toit oli, see liha tuli lihtsalt ülihea. Ja ma vist unustasin eile siin öelda, kuidas ma seda liha lõpetasin, et kõik see protsess 3 tundi, mis ma siin rääkisin, pluss siis lõpus 20 minutit lisasin siis koore ka sisse sinna potti, võtsin loorbeerilehed välja ja siis lasin tal ilma kaaneta siis podiseda veel ja panin soola ka hästi natukene ja lihtsalt imehea liha jäi. Võib-olla lihatükk oleks võinud natuke mingi teine olla, me seda natukene kahtlesime ka poes olles, et neid veisilihatükke on nii palju erinevaid, aga et natuke jäi nagu siuke nätske, et oleks võinud mingi teine osa olla, aga iseenesest muidu nagu oli hea. Ja siis helistasime meile oma peredele, olime nendega pikalt videokõnedes ja hästi nagu siuke tunne oli, nagu oleks päriselt nendega olnud, vaata, et esimene jõulud, kus ei ole perega, et siis ongi nagu siukene justkui nagu siuke veider, aga samas kui sa oled nii pikalt nendega kõnes, siis on siuke tunne nagu ikka oleks nendega koos olnud, et ma ei tea, pole nagu üldse siuke, ikka natuke veider nagu selles suhtes, mis siis see jõulud ja kus me oleme ja kus nad on ja kõik siuke, aga samas nagu kõik see lihtsalt tehnika lahendab nii palju ära maailmas, et lihtsalt see, et sa saadki nagu läbi tehnika olla inimestega põhimõtteliselt nagu justkui koos, et see on hästi tore. Vot. Ja ega siis midagi, ma hakkan täna oma airfryerit katsetama, eile ma ikkagi ei proovinud, siis ma mõtlesin, et selle nagu kastmega jääb ikkagist parem, kui on kartulipuder, nii et täna tahaks teha mingid fritüüris kartuleid ja siis tahaks teha ka kanilirulle ja ma ei teagi, võib-olla mingit kana ka, mingi krõbekana, oh my god, mul kõht nii tühjaks selle jutu peale lihtsalt. Igatahes jah. Ja eile muide tuli mulle ka teada, et YouTube'is mul sai 2000 subscriberit täis, nii et vau, nagu suur aitäh teile, te tegite mulle täieliku jõulukingituse sellega, see on nagu uskumatu, lihtsalt 2000 subscriberit. Õige, samas nagu ma ütled, et see on nagu nii pika aja peale, ma vist 4 aastat YouTube'i nagu aeg-ajalt videoid üles laadinud, et samas see on nagu pikk aeg, aga samas nagu vau, 2000 on nagu ihker number minu jaoks. Nii et suur aitäh teile kõigile, kes te olete seda teinud ja kes te siin vaatate neid videoid, see tähendab minu jaoks nagu nii palju lihtsalt, et jaa, mega tore. Igatahes, ma loodan, teil olid toredad jõulud, tore aasta lõpp. Ilmselt ma aasta lõpus ka jälle filmin meie aasta vahetust ja kõike seda, aga ma ei oska öelda, millal see video üles tuleb ilmselt uuel aastal. Nii et ma soovin teilegi ilusat vana aasta lõppu juba ja kohtume jälle järgmises vlogis. Vot, tšau!